tere tulemast. Väliskooli pere, austatud lapsevanemad, külalised. See pildiseeria, mida te äsja nägite, on osa nendest tegemistest, mida meie kooli rahvasõpilased ja õpetajad sellel aastal teinud on. Ma usun, et üks pilt räägib rohkem kui 100 sõna ja need tunded ja emotsioonid, mis nende piltidega siia saali kandsid, et me saime kõigest sellest osa, mis meie, teie lapsed ühiselt sel aastal korda saavad. Aga see on ainult sissejuhatus meie tänasesse õhtupoolikusse, meie kevadkontserti. Tegelikult oli meil esialgu kevadkontsert kavas emadepäeva paiku, aga asjaolude tõttu on ta nihkunud tänasesse päeva. Nii et tagantjärgi soovin kõigile emadele ja vanaemadele ka veel jõudu ja jaksu ja tervist ja õnne ja rõõmu laste kasvatamisel. Nii et annangi nüüd sõnajärje üle meie tänastele esinejatele. Palun. Omni horia ho iria ho, omni horia ho iria ho, urio tuiro iri ho iri ho, ittiritio, 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 urio tuiro iri ho iri ho. Omni horia ho iria ho, omni horia ho iria ho, urio tuiro tervist! Mul nii tugev hääl küll, et pole seda mikrofoni minule vaja. Tere tulemast! Näete, on viisakad lapsed. Proovime, kas lapsevanemad ka nii viisakad on. Tere tulemast! Küllap. Täna on niisugune natukene eriline päev, et sellist kontserti ei ole meil enne olnud, et meil on kõikidel ääretult põnev. Nimelt esimene pool on sissejuhatus, sellepärast, et pärast seda sissejuhatust, kui te olete vahepeal jõudnud veel maja vaadata 20 minutit, tuleb üllatus. Nimelt, meie algklassi õpilased on teinud ühe väga toreda muusikali. Et näete, kui palju üllatusi täna. Niisiis, kordan üle. Enne kontsert sissejuhatuseks 20 minutit pausi, siis on muusika. Nüüd aga saame tuttavaks. Mina olen Piret Hallik. Olen siin majas esimest aastat. Hästi armas väike maja. Hästi armas suur pere ja juhendan ka estraadi. Estraad, popmuusika, natuke tantsu, natuke laulu, natuke näitamist ja seda pakume teile nüüd praegu alguses. Nüüd rohkus, palun! Kui oleks nii palju raha, siis maksaksin omale väikese kodu. Aitab mind alati kodu. Ja siis ma lähen koju, istun ma ilusasse pehmesse tugitooli. Mul polegi vaja palju raha, mul on olemas oma kodu, kambrike. Aga midagi ei ole maailmas on palju
saanud Lasnamäe linnaosavalitsusest tänukirja. Seesama tore grupp esindas meie kooli Lasnamäe päevadel, Lasnamäe koolide kevadkontserdil. Ja ma arvan, et õige koht on ette anda Rasmus Terv. Tule kiiresti jooksuga siia ette. Rasmus Terv. Edeli Tähtre, Marit Priit, Egeli, Isabel Agnes, Teotega, Monika ja Teili. Ja loomulikult nende õpetajad Lähme edasi. Kodust on armas laulda, sellepärast, et kodu on kõige kallim koht tekst. Eriti sellised vanuses emme-tissid on nii kallid, aga teate, mis lastega juhtub? Lapsed kaasa jõuavad 6.–7. klassi, tuleb teismelise iga, eks ole, ja süda hakkab kuperdama vahest ja noormehed hakkavad meeldima, tüdrukud hakkavad meeldima. See on normaalne, see on tegelikult normaalne. Kiindumus peabki olema. Ja meie laulame siis selle vanema rühmaga armastusest.
iga möödas, saavad täiskasvanud, lähevad tööle, kes läheb kooli. Aga on teatud, siin koolis ei ole, aga on ka teatud noori, kes nagu eriti ei viitsi tööd teha. Siin koolis ei ole, ise tean, ei ole, kõik käivad usinad koolis. Ja tuleb aeg ka kätte, kus muutuda oma vanemaks ja nüüd on siis natuke midagi huumorit teile pakkuda. Nimelt on üks vanaproua, kes otsib tegevust, neid vanaprouasid on sõna Lasnamäel ka, kes aga huvi tunnevad, et mis naaber teeb ja mis too naaber teeb ja nüüd pakume siis teile väikese pidukese ette. Kell ka võiks olla. Kohe vaatan. Varsti saab üks. Nii palju juba ja bussi ikka veel ei ole. Nimelge. Mina lähen linna. Kas teie olete ka linna? Ikka linna. Mina lähen postkontorisse. Kas teie olete tööle? Ei lähe tööle. Siis lähete kooli. Haritus on tänapäeva noortele väga tähtis. Ei lähe ka kooli. Siis lähete arsti juurde. Mis võeti nii nooret inimest vaeva? Ei lähe arsti juurde ja mitte midagi ei vaeva. Millega te siis tegelete? Lihtsalt niisama põhkate või? Lihtsalt niisama põhkate? Kuulge, see on ju häbiväärne. Noor inimene, täiesti terve inimene, arsti juurde ei ole tarvis minna ja lihtsalt niisama põhkate. See on ju häbiväärne. Kuulge, mina maksan ju teiesuguste eest makse. Ma ei saa aru, mida te kogu aeg õiendab, mida keegi teeb, kuhu läheb. Elage enda elu. Kas kuulsite, kuidas ütles rahvas appi? Kuulsite, kuidas kell ka võiks olla? Ma kohe vaatan. 1:30 juba hakkab saama. Nii palju ja bussi ikka veel ei ole. Imelike. Mina lähen linna. Kas te lähete ka linna? Ma ikka linna. Mina lähen postkontorisse. Kas te lähete tööle? Ei lähe tööle. No siis lähete kooli. Haridus on tänapäeva noortele väga tähtis. Ei lähe kooli. Siis lähete arsti juurde. No mis olete nii kena noort inimest vaeva? Midagi ei vaeva. Millega te siis tegelete? Niisama puhkan. Lihtsalt niisama. Kuidas selline asi on võimalik? Ja mina maksan teiesuguste eest makse, igavesed loodid ja lapsporstid. Täiesti terve noor inimene. Kuhu te lähete? Ma pole veel absoluutselt lõpetanud. Mis see teie asi on? Mida te kuulsite, kuidas ütles? Ahistatakse, sõimatakse, tõmmatakse. Ei, politsei! Mis see kell ka olla võiks? Vaatan. Saab ikka 2. Nii palju ja bussi ikka veel ei ole. Imelik. Mina lähen linna. Kas teie olete ka linna? Ikka linna. Mina lähen postkontorisse. Kas teie olete tööle? Ei lähe tööle. No siis lähete kooli. Haridus on väga tähtis, eriti tänapäeva noortele. Ei lähe kooli. Siis lähete arsti juurde, no mis sa võtsid nii kena noort inimest olema? Midagi ei lähe arsti juurde. Kuidas nii? Millega te siis tegelete? Lihtsalt niisama puhkate või? See on ju häbiväärne. Kõik inimesed peavad tegelema millegagi. Igavesed loodid ja lapsporstid täiesti terve noor inimene ja mitte millegagi ei tegele ja mina maksame teiesuguste eest makse. Juba 6 tundi olen siin passin, no aeg koju.
igasuguseid, sina ei saa midagi teha. Tunneme nendele kaasa. Ja samas, tal oli tegevus, eks ole. Ja õpetas noori ka. Tema peab maksma nende eest makse. Nüüd aga annan sõnajärje õpetajale. Järgmisena palun lavale 4. B-klassi tüdrukud, kes esitavad oma lemmiklaulu. Millest see laul kõneleb? Kohe kuulete.
on väga tore, kui lapsed tulevad su juurde majas ja ütlevad ise, et õpetaja, mina tahan esineda. Täpselt nii juhtus nende 2. 6. klassi tüdrukuga, kes üle nädala aega tagasi teadmasid, et nemad on õppinud selgeks ühe tantsu, millega nemad tahavad esineda kevadkontserdil. Nad on seda teinud ise, vaadake.
selliseid tublisid ja ettevõtlikke inimesi, kes pärast pikka ja väsitavat koolipäeva viitsivad ja jaksavad veel õhtusi laulu harjutada ja pillimängugi õppida. Nii et järgnevalt enne vaheajale minekut te kuulete 3 laulu. Kõigepealt Annabel esitab teile Anu Rööveli laulu Oota hetk. Seejärel Kristin. Mis su laulu pealkiri oli juba läks meelest ära? Tuli aknaseks õppisi kui pähe. Ja 3. laul kõlab sellesama 10. klassi ansambli esituses. 4 tüdrukut Annika, Laura, Kristin ja Annabel on teie ees. Olge kena. Jätta tuli põlema mu ja
kodu on kaugel, uni on laugel, nüüd endike magama jääb. Inimesed magavad juba. Ega ma ei taha magada, mul pole üldsegi olnud. Ma tahan metsa minna ja vaadata, kes teeb seda kogu.
kanged mehed oleme. Nõk, nõk, nõk. see olen ju mina. Tõlpa, tõlpa, tõlpa. see aga mina. Mõk, mõk, mõk. sina. Tõlpa, tõlpa, tõlpa. sina. Põrra, jõrra, põrra, põrra, kanged mehed oleme. süüa, süüa. sööge. veel, Vait, pole enam midagi. Kus ma selle söögi võtan? Terve päeva olete metsas hinge, aga koju ei ka midagi. ma viskasin tüdruku 2 tetteri ühe sookana. aga miks sa ise tee peal 3 parti ära sõid? Kas kuuled nüüd? Metsas see venese täis ja koju ei ka midagi. Kas ma sulle küll pole ütelnud, et kõik tuleb koju tuua, mis kätte saad? Tõlpa valetab, tõlpa valetab. Vait, silmapist! Kui sa vait ei jää, võta Läti kargu. sa võtad siin nüüd närimata vait. sa valetad, see on näritud kott. närimata kott. näritud küll. Järsku magama kohe! Kes seal kolab? Küsisin, kes seal kolab? Ah, pole keegi. Küllap tahtsite mulle ära joosta tibukesed, aga kuulake nüüd teraselt, mis ma teile ütlen. Ära joosta siit ei saagi. Kui te küll nii rumalad olete, et ära joosta katsute, eksite metsa ära ja hundikese võtte lõhki. Või leian ma teid iseenesest, lasen oma paeldele ära süüa. Nii jahtibukesed, magama kohe. kellega sa talitad sa leid? Sellega, kellega tarbes. ei tea, ma tunnen siin inimese haisu. Mis siis, kui siin olekski mõni inimene, mis oli inimese kassja? ei kedagi, ära söö. Oh, jää magama, ma pole siin ühtki inimest.
palun, ma ei taha kuulda. Ma tunnen, et sa oled alati poliitipusti kokku. Tule nukki, ma teen sulle palli. Nukki, sul polegi enam salli. Lapsed, nukid on kadunud.
Anastasia Jakovlev. Ja otse loomulikult kõige suurema aplausi on ära teeninud lapsed ja siin kotitäis mahkused. Ma arvan, et vanaid, armas vanaid, kus sa oled? Sa oled hea vanaid. Sina pead täna kommikotti ja sina jagad kõigile küsinejale kommi. Suur aplaus! Üks, kaks, kolm.